ja meil on suvepaus läbi vormel 1-s. Õnneks lõpuks saab jälle asjade juurde tagasi ja pühapäevadel on taas mõtet. Ja Hollandi ehk siis Zandvoorti GP sõidetud, Lando Norris võttis võidu, mõned ütlevad tema karjääri üks kõige ilusamaid võite, Andrea Kimi Antonelli teine ja George Russell kolmas ja tegelikult juhtus päris palju ja sellest kõigest me nüüd tegelikult riburada pidi rääkima hakkamegi ja võib-olla alustuseks teeks nagu selgeks selle, et minu käest küsiti ka nädalavahetusel päris palju, et mis selle Zandvoortiga siis on, et jumala normaalne rada, jumala äge publik, aga oli viimast korda ja tegelikult see põhjus on hästi lihtne, põhjus on raha. Hollandi riigilt, kuningriigilt ei liigu mitte sentigi siis nimetatud GP toetuseks. Välja arvatud mõnes teises kuningriigis, kus seda liigub väga palju. Ja selle tulemusel siis kohapealsed promootorid, rajaomanikud otsustasid, et parem lõpetada tipus ja ei võtnud seda riski tuleviku peale. Pakuti neil nii-öelda nagu rotatsioonietappe ka, aga siis nad said aru, et see rotatsioonietapp ei toimi ja siis oligi see mõelda viimane Hollandi GP ja lõppes hollandlaste jaoks tegelikult päris suure pauguga. Aga me jõuame selle juurde. Ja. Ma hüppaks korra natukene selles nädalavahetuses tagasi, sest oli ka sprindi nädalavahetus. Ma päris kvalifikatsiooni ei roniks, aga sprindi sõidus siis mõned punktid noppis George Russell tagasi. Ehk siis sprindi tulemus jäi Russell, Leclerc, Norris, Antonelli, Piastri. Jah, ja ma ütlen ausalt, Zandvoorti sprint oli selle hooaja kõige igavam sõit by far. See on minu isiklik ja subjektiivne arvamus. Seal juhtus, me nägime kahte möödasõitu. Üks oli siis see, kui... Ma mäletasin praegu ühte. Kui oli vist, kas Bottas sõitis lonkavast Hulkenbergist mööda ja... Kes oli sunnitud katkestama, sest kutsuti boksi ära. Ja Norris võttis siis Leclerc'i ära, oli vist nii, eks ole. Ja, aga lähme kvalifikatsiooni juurde, põhisõidu kvalifikatsiooni juurde, sellepärast, et ma ei tea, vaatan siin neid tulemusi ja asju, et ega meil seal alumises otsas ju mingeid liigseid üllatusi ei ole. Ei olnud jah ja ütleme, et kuni selle hetkeni tundus, et George Russelli jaoks Holland on nüüd see, et ongi suvevaheaega läbi, oled palunud neiu kätt, neiu on öelnud jaa, kõik läheb aina paremaks, paralleele saab tõmmata siin Ferrari piloodi Lewis Hamiltoniga, kellel ka, kui tüdruksõbraga asjad on hästi, siis mõjub selle tulemusele positiivselt ja tõepoolest George Russell võitis kvalifikatsiooni, startis parimat stardikohalt ja võib-olla mida me saame välja tuua on see, et Red Bull oli üllatavalt halb, ei saanud kuidagi nagu üldse ei tabanud pakku ja muidugi Red Bulliga seonduvalt me peame rääkima ka driver swapidest, ehk siis Isaac Hadjar käis boksimas, mitte nüüd selles mõttes tüli otsimas, vaid see oli treeningu eesmärgil ja vigastas oma rannet ning sai tänu sellele Zandvoortis rohkem telepilti, kui ta sõitjana oleks saanud. Siis see tähendas seda, et Liam Lawson äratati üles ja öeldi, nii, sina lähed nüüd uuesti Red Bulli tagasi, mille peale poisil tulid hirmuhigi tuli otsa, et kas tõesti jälle sinna tagasi ja Yuki Tsunoda, Red Bulli ja Racing Bulli reservsõitja püüti Kreekast rannast kinni, öeldi, et nii, sõitma ja see esmaspäeval juhtus ja teisipäevaks oli otsus tehtud. Ma nüüd sinu ilusat monoloogi ei tahtnud katkestada, kvali siiski võttis Lando Norris. Oli Lando või? Jaa. Näed. Aga las ta jääda. Ja. Aga ma tulin selle juurde hoopis, et Yuki Tsunoda päris lahe Instagrami postitus käis läbi, kus siis Yuki jalutas briefinguruumist välja, mapp kaenlas ja fotograaf oli saanud selle teise külje, kus siis olid ilusti kirjutatud, et kuidas vastata, millistest küsimustest hoiduda ja nii edasi, et Yuki, kuidas siis on tunne tagasi olla vormel 1 roolis, et ei saanud keerutada ühelegi asjaga. Olid konkreetsed suunised ja juhised antud sellest Red Bulli või siis Racing Bulli hoonest, aga see käib kogu selle asja juurde, et päris otsekoheseid väljaütlemisi, sellest saame vist põhisõidus ja põhisõidu järel rääkida, et seda saavad lubada teatud sõitjad, näiteks Lewis Hamilton.
ja suures plaanis jah, kvalifikatsioon mingi liiga suuri üllatusi ei toonud. Hea meel oli näha, et Audi on päris ilusas vormis. Gabriel Bortoleto tegelikult sõidab kiiresti, sõidab hästi. Ta suudab, mis on nüüd minu jaoks võib-olla natukene üllatav, sest et ma arvasin, et selles tiimis kuna esiteks Nico Hülkenberg lihtsalt tuli Audi rõngaste alla, et tiim ju justkui jätkus ja kogu see paljuski ka mingisugune personal jätkus. Ma arvasin, et Hülkenberg saab seal paremini hakkama, aga mul on ainult hea meel tegelikult, et noorem sõitja on pigem suutnud paremaid tulemusi näida. Jah, Nico Hülkenberg on sõitja, kes tõenäoliselt võib-olla oma karjääri jooksul, kui oleks paremas autos istunud, oleks ka näidanud kõrgemaid tulemusi. Bortoleto tuletab meelde, F2-st tuleb ikkagi tegelikult nagu laineharjalt ja ma arvan, et sellest poisist me hakkame veel kuulma päris palju. Aga lähme sõidu juurde. Põhisõit, start oli ära ning tegelikult, kui ma siin ennem Russellist rääkisin, siis tõepoolest Russelli ilus elu Sandboardis sellega ka, piltlikult öeldes võib öelda, lõppes, sest kõik oli nagu hea. Korraks siis, kvalifikatsioon. Lando Norris, George Russell, Kimi Antonelli, Oscar Piastri ehk Ferrarid, mida me siin ikkagi olime harjunud tavaliselt McLareniga, Mercedesega siis tähendab võitlemas näha, siis on nüüd McLareniga asendatud ja Lewis Hamilton, Charles Leclerc sealt 5-6, Max Verstappen 7, Liam Lawson 8 ja siis juba ongi Gabriel Bortoleto ja Arvid Lindblad. Aga tõsi, meil oli väga seiklusrikas võidusõit esimesest ringist alates. Esimesest ringist alates jah, ja Russellil tõesti siis teiselt stardipositsioonilt, mis on vist natukene selline raja märjem osa oli ka. Jah, seal oli tund enne oli korralik vihm oli. Jah. Ja selle tulemuse siis tegelikult oligi, et viimasel hetkel tehti seal veel rehvivahetusi, sest kui ma õigesti mäletan, kas äkki mingid Ferrarid isegi veeresid intermediatiga stardirivisse. Ma pean vabandama, ma ei näinud seda, sest et ma sõitsin Ironmani raja äärest. Kuskil on nagu mälupilt, aga nagu te juba aru saate, minu mälupilti võib-olla ei maksa usaldada, kui me siin kvalifikatsiooni tulemusest räägime. Oli, kuidas oli, Russellil oli kehv start ja tegelikult see on kõik pisiasi võrreldes sellega, mis toimus esimese ringi lõpus. Viimases kurvis, jah, täpselt. Kus siis Red Bulli piloot värskelt lepingut pikendanud hinnanguliselt 90–100 miljonit eurot aastas teeniv Max Verstappen pani oma Red Bulli natuke liiga raja äärde, paremasse äärde, valge joone peale ja küll see seda niiskust oli ja niipea siis, kui nii-öelda nagu jalga gaasipedaalile vajutati. Käiku alla ka vahetas. Jah, seda isegi ei oska nagu kinnitada ega ümber lükata ja oli spin ja spin oli niimoodi, et viskas Red Bulli masina korralikult siis vasaku poole seina, pilpaid lendas sama palju. Rattaid veeres, see oli umbes nagu siuke lennuki crash, kõik kohad oli hüppe täis ja kõige tähtsam oli see, et Verstappen ise oli terve, marssis autost välja ja oligi game over. Hollandi pealtvaatajatel jumala ükstaspuha, neil läks nagu pidu edasi, seal oli ikka see. Ei saa mainimata jätta, et kuna viimast korda toimus, siis tehti ka rekordosavõtt, et mingisugune 335 000 inimest käis GP'd vaatamas. Aga Max Verstappen, kui esimene nagu kaadrinurgast tundus, et Max Verstappen võttis veel kedagi kaasa, siis temast täiesti sõltumata tegi Gabriel Bortoleto ühe 360 ja suures rehvi suitsupilves näitas oma erakordselt meisterlikkust ja tagumikutunnetust välja Nico Hülkenberg, kes mitte ei mõelnud, vaid instinkti järgi lihtsalt keeras korraks rooli vasakule ja vastasel juhul ta oleks lihtsalt sõitnud oma kolleegi auto pooleks, ma arvan. See läks tõesti väga hästi. Ja punane lipp, absoluutselt arusaadavalt ning see tähendas siis seda, et tegelikult tiimid hakkasid ka rehve vahetama, sest nad vaatasid, et okei, et siit, kuna rada läheb aina kuivemaks, siis ka need meediumid, mis seal all olid, vahetati ära, sellega tegelikult saadi ju üks tasuta boksi pealt, et sa pead kasutama 2 segu vähemalt ja mis juhtus oli see, et enamus läksid haardidega peale
ja ainuke, kes tegelikult ju läks riski peale välja, tuletab meelde, Lewis Hamilton softidega. Et see oli see, et see oli see Ferrari teema, et Ferrari ei ole ju tegelikult taktikaga liiga palju hiilanud siin läbi aegade, sedapuhku nad tegid jälle seda, et nad otsustasid, et nad ujuvad natuke vastuvoolu, nad proovivad teistmoodi. Ja tuletame meelde, et Leclerc sõitis sprinti samuti softidega, mis tähendab seda, et neil oli softide kohta päris hea data olemas, kuidas nad sellel rajal samasugustes tingimustes kas kuluvad või ei kulu. Aga kui meil võistlus siis sai uue käigu, tehti, mis siis teine formation lap, siis kahjuks jäi raja äärde õnneks väga mugavas kohas, kui üldse raja äärde saab mugavas kohas jääda, Oliver Bearman. Haas lihtsalt sai otsa, aga oli tõesti siis ühe selle emergency värava juures ja mindi veel ühele formation lapile, kui autod olid korraks seisma jäänud. Ja lõpuks siis saadi sõitma ja sõidu käigus võib öelda tegelikult, et oli ju oli põnev sõit, et ma sprindi järel natuke nagu mõtlesin, et okei, Zandvoort, mis ei hiilga üldiselt möödasõitudega ja möödasõidukohtadega, isegi need möödasõidukohti leiti, aga tegelikult enamus põnevusest tekkis ikkagi strateegiatest, mida tehti ja me võisime sõidu vältel tegelikult arvata, et sõidu võidab Kimi Antonelli, sõidu võidab Lewis Hamilton ja lõpuks siis pärast viimast rehvivahetust, kui Lando Norris sai värsked rehvid alla, siis ta läks täiesti oma teed ja oli aru saada, et seda McLarenit ei püüa enam keegi. Suutis mingisugusel ajahetkel oma värske rehviga teiste vastu sekund ringile tagasi teha, et seda nagu oli suht võimatu. Mis oli veel huvitav selles punase lipu situatsioonile eelnes siiski ka väike kollane lipp ja seal korjati hulga karistusi, mis ka natukene nii-öelda seda kaardipakki keerutasid, et selle koha pealt oli, ei juhtunud midagi hullu, juhtus see üks crash, aga see mõjutas väga palju ja ütleme, et selle jamaga kokkuvõttes kaardipaki nagu siukse trumbi alguses vähemalt tõmbas Kimi Antonelli, kes läks ju võistlust juhtima ja korra oli ka tunne, et lähebki ja lähebki. Aga päris nii ei olnud. Aga päris nii ei olnud jah, ja ega seal selles mõttes jälgiti väga hoolega, mida tehakse, millal sõitjad sisse võtta, sest tegelikult Zandvoorti raja puhul pead sa väga palju arvestama ka liiklusega rajal, sest rada on lühike ja see tähendab siis seda, et ühel ajahetkel võid sa nagu sattuda päris pahasse kohta, nagu mõned sõitjad seal tegelikult ka ju sattusid, ma ei mäleta, kes seal oli, sattus kellegi keskvälja lahingpaari selja taha ja need panid nagu homset päeva poleks olnud ja neid austaldes tõesti huvitanud, et keegi sealt selja tagant ka veel tuli. Nii et tegelikult oli Zandvoort, viimane Zandvoort oli oma nii-öelda nagu kuulsuse vääriline. Jaa, sest et meil ju päris lõpus oli veel olukord, kus kaks Ferrarit ajasid taga George Russellit, Lewis Hamiltonil oli täiesti reaalne võimalus. Mina jään selle juurde, et Charles Leclerc oma trikiga, muidugi seal mehed hakkasid arutama oma vahel, et kes on kiirem, see juhtus Ferraris Lewis Hamiltonil lasti minna, see oli õigustatud. Ja Charles Leclerc mõtles mingi hetk, et ma võtan tiimikaaslaselt selle 4. koha ära, samal ajal kui Lewis Hamilton tegelikult oli grammi võrra kiirem ja tal oli nende 2 ringiga mingisugunegi võimalus George Russellile järgi jõuda. Aga Leclerc ütleme, et kas ta nüüd päris selle 3. koha käest ära võttis, ta vähendas lihtsalt neid võimalusi, nii et lõpptulemus ikkagi Lando Norris, Kimi Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Oscar Piastri. Ja kui me vaatame nüüd sõitjate tabelit, siis meil on huvitav. Meil seal ütleme teisest, ma ei tea, 5. kohani või midagi sellist käib ikkagi vähe tihedam võistlus, et Kimi Antonelli nüüd natukene sai jälle niisugust oma punkte juurde. See sprinti muutunud mitte midagi, 3 punkti. Kimi peab
väga rahul olema sellega, sest ta suutis oma vahet taaskord jälitajatega kasvatada ja liiatigi, kuna Monsas ootab ilmselt mootori vahetus, mis tähendab siis kukkumist stardirivis, aga sellest me räägime juba hiljem natuke pikemalt. Mis on aga tegelikult võib-olla siin sõidukokkuvõtte lõpetuseks olulised asjad ära mainida. 8. koht, ma tulen tegelikult isegi ettepoole, 7. koht Liam Lawson uues autos Red Bulliga tegi tegelikult väga ilusa töö ära ja kui me vaatame neid kvaliaegasid, siis see oligi tegelikult 6-8 tõenäoliselt koht, kus oleks Red Bull pidanud olema. Ütleme, et mingisuguse ime ja ilmastiku läbi oleks ilmselt Max Verstappen olnud kõrgemal. Jah, ütleme, et temal on tõepoolest omadus sellest kuivast rätikust ikka veel vett välja pigistada. Nico Hülkenberg 8. Audile taaskord punktideks. Fernando Alonso. Ma olin pika Ironmani distantsi ääres seal inimesi ergutamas ja must jooksis korduvalt mööda mingi tüüp Aston Martini F1 nokamütsiga, siis ma nagu tema pulsi tõstmiseks norisin teda. Aga näe, pagan, punkt kirjas, 2 punkti. No Alonso tegelikult tegi ju seda, et millega ta hakkama sai, oli see, et ta lihtsalt keeldus rehve vahetama tulemast, et ma nagu hoian oma rajapositsiooni. Ja kui Ungarisse Aston Martin tõi nagu hunniku upgrade, siis nüüd Zandvoortis oli siis Honda mootori upgrade, mida tohutult oodati. Tõsi, see ei andnud selliseid hobujõude ega midagi, pigem siin kasutati väljendit drivability, et tegelikult see asi nagu kombo nagu paremini töötaks. Aston oli parem, Aston liigub võib-olla natukene, ütleme nii, et kui siin hooaja alguses oli tunneli lõpus täielik, totaalne pimedus, siis praegusel hetkel kuskil väike teeküünal põleb. Et kuhugile poole nagu on minek. Ja mul on sellesse meeskonda selles suhtes usku, et võib-olla tõesti Lawrence Stroll arvas, et ta suudab aastaga teha imet. Kõik ütlevad, et sul võib raha olla, aga sul peab ka aega olema. Ehk et kogu seda protsessi ehitada ja seda ei saa kuidagi forsseerida või kiirendada. Ja, nii et selles mõttes oli huvitav ja muidugi thumbs up Yuki Tsunoda, otse Kreekast, Santorinist vormel 1 autorooli, millega ta tegelikult sõitnud ei ole. Kogu see energy deployment, kõik asjad. Ta on kindlasti ennast kursis hoidnud, sest et ta on seal varupingi mängija, aga see ei ole sama asi, mis korvpallis varupingi mees olla, et selle aasta autoga tema reaalselt sõitnud ei olnud. 11. positsioon, väga lähedal oli, et punkt ära noppida. 5 sekundit. Jah, aga endiselt ka see 11 koht väga tubli, nii et tuli ilusasti välja ja sai selle kõigega hakkama. Gasly võttis viimase punkti koha, Colapinto sai siin ka drive-thru penalti, tema oli 14 ja ega siin lõpuosas on seis endine, siin kogunevad Cadillac ja Williams inimesed ning katkestan. Nad peavad ka lõpuni jõudma. Ja katkestajate hulka läksid siis Bottas, Ocon, Stroll, kes katkestas niimoodi, et mitte keegi seda aru, et ta katkestas. Et tema lahkumist rajalt ei märganud mitte keegi. Beerman ja loomulikult siis varem mainitud Verstappen. Aga lähme edasi. Korra küll vaataks. Tead, mulle meeldivad need Silveri välja toodud olulised asjad. Ring 45, Lewis Hamilton. Great waste of time there, guys. Good job. Nad olid full course yellow all seal. Ja virtual safety car. Ja lihtsalt möhlati tiimi poolt ära, oleks saanud mehe varem sisse ja paremasse raja positsiooni. Ja siis veel see, are you using me as a guinea pig? Ehk siis katsejänesena. Ja võt, see on see, mis ma siin päris alguses ütlesin. Mingi mees saab lubada endale, mida öelda, sest et ilmselt briefingul pärast ei paluta tal oma sõnu tagasi võtta või tiimi ees vabandada või midagi sellist. Kuid igasugustest asjadest hoolimata, siis Lewis Hamilton, ma arvan, et ta peaks olema rahul ja ta peab olema rahul. 25 versus 26 Ferrari. Mees oli ka absoluutselt teises. Aga samal, nagu ta tegelikult selles samas intervjuus rõhutas ka, ma tahan võita. Ei, muidugi, ma lähen rajale võitma. Ja ta tõi selle näite ka välja, et kuigi Mercedeses oli ka see vestlus käis ära, Russell küsib, et kas ta läheb võidu peale sõitma, et miks ma peaks ta mööda laskma. Neelas alla, lasi mööda ja teises punases tiimis käib mingisugune, mina olen kiirem.
seal ega seal kummaski tiimis ei ole endiselt paigas ju see, kes on esisõitja. Aga kuidagi Saksa tiimis on Ordung. No parem, on ju parem, no tunnistad. No ei, no seal oli selge, et kui sul ikkagi tagant, noh okei, räägime kõigepealt selle Ferrari olukorra nagu lahti, et Ferrari tõepoolest taaskord ragistasid, eks ole, et seal endiselt käib, me oleme terve hooaja rääkinud, võitlus selle nimel, kes on number 1, kes saab mingisuguseid paremaid tingimusi. Ja tuleb tunnistada, et mõnes mõttes sai karma ka Hamiltoni kätte. Et kui ta seal virises, et ta istus tegelikult ühe ringi liiga kaua Leclerc'i selja taga, mis tegelikult oli ka õigus, tol hetkel oleks võinud sellest swapi ära teha, eks ole. Aga mingil hetkel siis Ferrari otsustas, et okei, toome Leclerc'i ka sisse, eks ole. Nii, Leclerc'ile anti põhimõtteliselt kogu platsi kõige värskemad jalanõud jalga ja ta oli hetkega, oli Hamiltoni selja taga, ehk et tegelikult sellel hetkel oleks võinud ka Leclerc öelda, kutid, mul on värskemad rehvid, ma olen kiirem, las mina lähen mööda. Ja see sama olukord, mida sa varem kirjeldasid, kus ta tegelikult hingas juba Russellile kuklasse, millest kohe Russelli teemast räägime, siis sellel hetkel oligi see, et ühel hetkel ei olnud tal enam vaja tegeleda Russelliga, vaid ta pidi vaatama selja taha, oma tiimikaaslane ahistas ja ma leian tegelikult, et ega Leclerc selles olukorras ei teinud mitte midagi valesti. Miks? Tema sõitis ka võidu. Tema sõitis täpselt samamoodi positsiooni pärast ja tuletan meelde, et mõned ringid varem see sama tüüp virises su selja taga täpselt samasuguse olukorra pärast. Nii et stop whining. Seda ta oskab. Russellil tegelikult vedas sel etapil 2 korda. Kõigepealt, seesama Leclerc'i. Ei, kui me etappi laiemalt võtame, siis tal vedas isegi mitu korda. Ja tegelikult vedas tal ka sprindi lõpus, kui hakkas pärast sprinti, täpselt sprindisõidu viimasel ringi, viimases kolmandikus hakkas sadama. Vend ohkas kergendada. Sest see oleks võinud olla täielik. Aga kvali lõppes ka ju niimoodi. Kvali tegelikult vihma ei tulnud, kõik ootasid. Jah, aga keegi ei läinud enam uuesti peale. Selles mõttes Russellil vedas tõepoolest, aga ta ei ole nagu endiselt heas kohas, sest kui oli see punase lipu situatsioon, Antonelli oli hops kohe autost väljas piti peal vaatama seda, et okei, mis olukord seal siis oli, kus Russell startis, sest Russell startis tegelikult kergelt märjama osa peal, lasi rattad ringi esimeses versioonis, eks ole, ja ta teadis, et ta stardib täpselt sama koha pealt. Siis ta pidi vaatama, et okei, mis olud seal on, ja Russell nagu pidi ainult vaatama umbes, kuidas noor kutt juba ajab asju seal, sai kiiremini autost välja. Ja teine koht tegelikult ka see, et kui sul on nagu sa ütled, et kuule, Kimi siin ei sõida nagu positsiooni peale väga, et sõidame nagu tiim, et ärme kedagi mööda lase, siis mingil hetkel sa saad aru, et sul öeldakse, et tšop, võta koomale, et noor poiss paneb mööda. Et nädalavahetus, mis Russelli jaoks algas hästi, sai tegelikult ikkagi päris sellise, isegi kui ta sai punkte, ta vaimselt sai ikkagi vastu pead, on minu väide. Ja mõtle selle peale, kui tugev see mindset peab olema, kui sa selles kohas sõidad võidu. Üks asi veel siin, märkus. Me rääkisime Tsunodast. Tsunoda sõitis 24 ringi softidega. Hamiltoni stiilis, et Hamilton ka pigistas nendest softidest ikka tegelikult nagu väga-väga palju välja. Nüüd on meil siis taaskord õnneks normaalne elurütm taastunud. Juba järgmisel nädalavahetusel on siis Itaalia Monza, nagu siis mainisime, suure tõenäosusega Antonelli vahetab mootorit ja ilmselt veel mingid komponente, mille vastupidavuses ei olda lõpuni kindlad ja seda muidugi teha enne Monzat. Palju tal karistust siis? 10 kohta taha? 10, midagi sükest ja ühesõnaga ta olukord on pigem keeruline, samas Monza on rada, kus võib-olla sellise uuema tehnikaga saab möödasõite teha ja home hero, mina sa tea, võib-olla tõuseb kõrgemale. Teisest küljest on see, et tal võetakse tegelikult see surve kodupubliku ees võetakse maha. Ta ei ole nagu see, et ta stardib näiteks esimeselt kohalt, eks ole, siis on nagu tohutu surve peal, et see kodupubliku ees võid kätte saada. Mäletame eelmine kord, kui ta tassis oma terve klassi sinna kohale ja siis failis, et klassikaaslaste silme all. Et see võib-olla Mersu poolt on nagu isegi tegelikult täiesti õige otsus ja võtab sealt, mis võtta annab, igal juhul saab värskema tehnika peale. Nii et selles mõttes on päris põnev vaadata, mis saama hakkab. Kusjuures me suutsime kuidagi nagu McLarenist nii sujuvalt üle minna, aga ta oli olemas. Ta on olemas, McLaren tegelikult, oleme ausad, on heas kohas. Zandvoort on Norrisel alati sujunud
ja selles mõttes on üsna põnev, mis nüüd saama hakkab. ei no McLaren on ennast väga palju parandanud ja sõitjate tulemused räägivad selle eest, aga ma vaatan, täitsa huvitav on ka vaadata seda üldist tabeliseisu, et hoolimata sellest, et Yuki Tsunodal on 0 punkti, siis tema tulemus oli ikkagi nii palju parem, et ta nüüd selle ühe sõiduga on Lance Strollist, Valtteri Bottasest ja Sergio Perezest eespool. ja võib-olla nüüd nagu lõpetuseks mainida ka seda, et kuivõrd oluline tegelikult Mercedese see hooaja alguse sprint oli, või spurt, vabandust. Jah. Kui nüüd võtta, jään täpse detaili võlgu, kas äkki mingid viimased 5-6 etappi ja võtta sealt nagu see top 6 punktid, siis oleks top 6 9 punkti sees. Ja nüüd mõtle, palju siis tegelikult on Antonelli suutnud teistelt sellega eest ära sõita. ei no kuule, kui sa vaatad seda tabeliseisu ja vaatad siin, et kui palju võitusid, siis jah, meil on, mis asi siis, 14 etappi sõidetud või? On nii? 12, vabandust, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 etappi on sõidetud. 12 etappi on sõidetud, pooled neist on Kimi võitnud. 2 võitu on George Russellil, 2 võitu on Lando Norrisel, 1 Hamiltonil, 1 Charles Leclerc'il. Ja siin neid asju vaadates ja see on kõige rohkem mul hoopis kahju Oscar Piastrist. ta on jah, sel aastal olnud kuidagi nagu iseenda hale vari, aga hooaja lõpuosa läheneb ja ma arvan, et läheb siin päris põnevaks. Zandvoort, nagu siis öeldud, oli ka üle ootust põnev. Kahju, et seda võistlust enam me vormel 1 karussellis vähemalt lähiajal kindlasti ei näe, aga kui asjad on nii, siis asjad on nii. Meil on selles mõttes Raikoga üks hea uudis ka. Meil väga hea uudis. Ja, nimelt siis Monza etappi vaatame me kõik üheskoos Tallinna kesklinnas. Taaskord Eesti kõige suuremalt mobiilselt LED-ekraanilt. Ja selge ja kõlava heliga ja teeme seda siis Tallinna kesklinnas Rotermanni kvartali keskväljakul. Et see on üks hea koht ja seal on igasuguseid ägedaid tegevusi ka, nii et ma soovitan juba kella 3 kohale tulla, kuivõrd saab osaleda ennustuses, saab osaleda mängudes, tõenäoliselt teeme ka huuti ja vestame inimestega juttu ning kella 4 siis juba Monza etapi start. Jah, 6. september. Kohtume seal. Aitäh kõigile vaatamast, aitäh Silverile toimetaja töö eest ning Ristola kaamera sättimise eest. Näeme. Tšau.